Basseinikeses peesitavad närvipäid ja siit või sealt veel pistab mingi kool. Enamus võõramaistest eksootilistest loomadest, lindudest, kaladest või tont teab, mis imeelukatest on ostetud kohalikest loomapoodidest. Pahatihti ei tea aga ka kaupmehed ise, mis elukaga tegu on või kuidas tema eest hoolitsema peab. Inimestele on poest uut lemmikut ostes teinekord õige imelikke soovitusi kaasa antud. Seetõttu tuleb alati kasuks kas või internetis teadmisi juurde hankida. Kui seda aga teha ei viitsita, võivad tulemused õige kurvad olla. Noh, mutt, vassiga, mis sa muda vahid. Siit aiast läinud on viimnegi normaalne loom. See paistes suuga roheleeguan muutus selliseks just pärast valet hoolitsust. Röntgenipildilt on näha, et loomakese luustikuga on asjad päris korrast ära. Leeguani soetades astutakse tihti ämbrisse, sest see elukas vajab üsna erilist elukeskkonda. Sisalikel leeguanidel, muudel roomajatel enamasti õhuniiskust peaks olema kuskil 70% kandis. Õhutemperatuur 25-30 kraadi vahel. Seega on kindlasti vajalik eraldi terraariumi olemasolu. Kui neid asju ei ole, on tulemused päris koledad. Näiteks võite minna vaatama vanalinnas asuvad sisaliku restorani, kus kohas on näha leopardkekod, kellel on kestumistega kõik varbad läinud. Eksootiliste loomade äril on aga ka varjupool, millest loomaärikad pigem vaikivad. Poodidesse jõuavad ainult kõige tugevamad isendid ja paljud neist surevad. Akvaariumikalade puhul hukkub teel kodudesse erinevatel andmetel isegi 70–80% kaladest. Inglaste kuningliku loomakaitseseltsi hinnangul ei ela transporti üle ka 60–70% eksootilistest lindudest. Nad kõik on raisus muide puised täitanud ja plassid. Kõik see 10 aastat tööd on lörri läinud. Teadmatus toob tihti kaasa ka selle, et võõrama elukas kasvab üllatavalt suureks ning siis nad hüljatakse. Kui enamus lõunamaa elukaid meie kliimas vastu ei pea, siis on ka erandeid. Näiteks üheks selliseks on punakõrv ilukilpkon, keda on leitud juba päris mitmetest jõgedest järvedest Eestis. Ja nüüd vaadates lemmikloomakaupplusi, siis müügile tulnud pesukaru võib kujuneda liigiks, keda me varsti kohtame seenelmarjul käies. Kitsasõraline vähk on Eestis muutunud väga suureks probleemiks. Teda leitakse juba ka Mandri-Eestist erinevatest jõgedest. Kipub tema välja sööma meie oma vähi. Eesti loodus on juba kaotanud Mandri-Eestist Euroopa naaritsa. Seda tänu Ameerikast sisse toodud mingile. Ja samamoodi on karusnahakasvatuse tagajärjel Eestis väga laialdaselt levinud kährik. Kährikkoeri on olnud ka poodides müügil, kuigi nende müük on tegelikult seadustega keelatud. Näe raisk, kõik tuleb otsast alata, no kurat, kuidas enne me ei näin. Eesti Põllumajandusministeerium ei suuda kuidagi ülemaailmset loomaäri takistada. Ometigi saab võõramaiste elukate elujärge parandada Eesti inimeste harimise teel. Seetõttu tegidki ministeeriumi härrad Loomakaitseliidule ülesandeks välja töötada juhised 30 kõige enim levinud eksootiku kohta. Abiks seegi ja ehk juba järgmisel aastal saate loomapoest koos papagoi või kuldkalakesega kaasa ka nii-öelda kasutusjuhendi looma tegelike vajaduste ja õige hooldamise juhistega. Ja kuidas lasime kõik